tulemast meie maisel teekonnal. Viiruk põleb ja täna mul on selline väga eriline Fairy Dreamsi viiruk, mis on magusa mandlilõhnaga, et meelitada kohale haldjaid, sest täna pidime ka rääkima haldjate maagiast, kuidas küllust saavutada haldjatega ja selleks on see kõik väga hea. Jumal ütleb, et rahu võrdub raha. Seega iga kord, kui ma lähen ingliteraapia seanssi, kuhu teiegi saate tegelikult aja broneerida ja kui teil on rahaprobleem, millel te siit videost ei saa vastust, sest kõikide elu ja probleemid ja ka hirmud ja katsumused sellega seoses on kõik väga unikaalsed. See, mida kardate teie, on teise jaoks käkkitegu ja see, mida mina, on teie jaoks käkkitegu. Nii ta lihtsalt on. Et siis need ongi nagu, et millega me inglite poole pöördume, mis sulle muret valmistab, mis sa teada soovid. Ja meie tänased teemad siis ongi, kuidas kasutada haldjate maagiat, kuhu maailm liigub ja kus peituvad küllusallikad täna meie ühiskonnas, kõigil globaalselt ja ka individuaalselt ja kuidas juba täna lahendada oma elus keerulised rahaprobleemid. Ja nagu ma ütlesin, sisaldab see meditatsiooni ja küllusede puhastamist ja mulle tundub, et alustamegi sellega kohe, et edasi minna. Nii, kõigepealt siis nagu ikka lõdvesta oma keha, säti ennast hästi mugavalt istuma või lamama. Kui sa oled kodus ja kuulad seda, võid panna mind kõva hääle peale ja minna pikali. Ka ingliteraapia seansis ma alati soovitan minna pikali, et veelgi enam lõõgastuda, lõdvestuda ja rahuneda. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Loe mõttes 8, kui sa hingad sisse. Ja mõttes 8, kui sa hingad välja. Nüüd on tulnud aeg, kus sa ei pea mitte millegi pärast muretsema, mitte midagi tegema ja kellegi jaoks olemas olema. Pühenda see 15-20 minutit lihtsalt inglitele ja lihtsalt olemisele. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Lase kõik täiesti lõdvaks, lõõgastunuks ja rahunenuks. Lõdvesta kogu oma keha, pealaest jalad allani. Võid kujutada ette, et su jalgade juures on imeline kuldne päike. Mõlema jala juures suur, särav kuldne päike. Ja see imeline kuldne päike hakkab tulema mööda su jalgu ülespoole. Need kuldsed päikesed on sinu varbad, jalatallad, pahklud, sääred, põlved, põlvetagused, reied, alakeha, alakõht, puusad, tuharad, selg, õlad, õlavarred, küünarnukid, käevarred, randmed, peopesad, randmed, käevarred, küünarnukid, õlavarred, õlad, kael, rinnaesine, rinnad, kõht, naba, alakeha, puusad, tuharad. Sa võid mõelda, et need päikesed läksid kokku, kui me tegime seda ülakeha harjutust. Mul on see juba nii loomulik, et ma lihtsalt ise juba liidan nad kokku. Lähme siis uuesti alakeha, kõht, naba, rindkere, rinnaesine, õlad, kael,
kukal, pealagi, otsaesine, kulmud, silmad, nina, suu, hambad, lõug, lõuajoon, kõrvad ja kõrvatagused. Tunneta, kuidas kogu su keha on lõõgastunud, lõdvestunud ja rahunenud pealaest jalatallani. Nüüd kujuta ette, et sinu pealael avaneb kroonchakra, kroonleht kroonlehe haaval nagu lootusõis või vesiroos. Ja sinu juurest tuleb imeline valguskiir, mis läheb otse üles Jumala juurde. Ja Jumala juurest tuleb imeline valguskiir, mis täidab sind jumaliku valguse, armastuse ja tarkusega. See jumalik, kuldne, roosa, rohekas valgus täidab sinu pea, sinu kaela, sinu keha, sinu käed, sinu jalad, kõik sinu sees ja sinu ümber. Seda valgust tuleb nii palju, et see täidab ära kõik minu keha rakud ja organid. Oma mõttes võid saata seda valgust ka kohe nendesse probleemsetesse kohtadesse, mis sul mõttes mõlguvad ja mida sa tahaksid paremaks teha või tervendada. Minul on üks asi mõttes ja ma ei avalda seda teile. Aga ma lasen sinna valgust. Igalühel meil on midagi tervendada. Laseme sinna valgust, valgust, valgust. Igasse keha rakku ja organisse. Näe, nagu see valgus pressiks kõik tumeda su kehast välja. Iga sinu rakust ja organist. Näe seda juhtumas. Näe, et kogu sinu keha on täidetud selle jumaliku imelise valgusega. Näe seda juhtumas. Nüüd näed, seda valgust tuleb nii palju, et see täidab ära aura, mis on munakujuliselt sinu ümber. Kuid seda valgust tuleb veel nii palju, et see täidab ära sinu toa, kõik sinu asjad, kõik sinu ümber, kõik, mis sa seal näed. Kogu selle maja, kogu linna, kogu maa, kogu planeedi, kogu universumi. Sa oled nii imeline ja valgust kiirgav, jumalik olend. Nüüd kujuta ette, et see valguskiir, mis läks Jumala juurde, see laieneb, sellest tekib trepp ja sellest laskub, sellest imelisest kuldsest, kristallsest trepist laskub alla palju ingleid kõrgemast valgusest, kes sind täna selle meditatsiooni ajal aitavad, toetavad, toovad sulle tarkusi ja teadmisi. Nüüd me kallis, kujuta ette, et sinu kaitseinglid tulevad nüüd sinu kõrvale. Võtavad su kätest kinni ja koos nendega ja nende imeliste inglitega, kes toovad sulle tarkusi ja teadmisi, suundud mõttes looduskaunisse kohta. Täna näed seal rohelist heina haljendamas, mis liigub tuules. See on imeline soe ja valgusrikas koht. Selles sa kuuled allikat. Sa kuuled oja. Sa kuuled jõge. Sa tunnetad järve, näed merd ja tajud ookeani. Kuskil on ka võrratu kosk. See on imeline koht, kus sa oled hoitud, kaitstud ja armastatud. Seal on vaid inglid, ükssarvikud, maagilised olendid, kes sind aitavad, puhastavad, toovad sulle tarkusi ja teadmisi. Näe seal ühte imelist sooja vee või kuuma vee allikat. See on nii koosutav, seal on imelised lilled ümber. Kõikjal on nagu valge udu. Ja sa lähed sellesse sooja vee allikasse. Tunne, kuidas see paitab su keha. See peaaegu nagu ei olegi vesi, vaid nagu valge valgus. Ja sa oled selles imelises vees, mis jääb sind kogu selle aja, mil sa mind kuulad, mil me oleme ühenduses, selle meditatsiooni sisse. Sa oled selles imelises kuuma vee allikas ja tervenduses ja luba inglitel ennast aidata, tuua sulle tarkusi ja teadmisi kogu selle sessiooni ajal. Meie aga lähme nüüd edasi. Kujuta nüüd ette oma keha. Kujuta, et see tuleb sulle ette, et sa näed seda nagu vaimusilmas
kas sa näed seal mõndaid takistusi? Äkki tuleb sulle kohe ette pilk. Kõigepealt palun tule meie juurde peaingel Miikael ja lõika läbi kõik energeetilised sidemed, mis kurnavad, väsitavad ja elujõudu ammutavad. See imeline ingel tuleb sinu juurde ja oma imelise valgusmõõgaga lõikab sinu küljest ära kõik need energeetilised sidemed, mis kurnavad, väsitavad ja elujõudu ammutavad. Palu, et kõikide nende inimeste juurde, kes olid sinuga ühenduses, läheks palju-palju ingleid, kujuta sinna ette ka imelist peeglit, et nad ei võtaks sinult energiat, aga nemad saaksid õnnelikuks inglite energiast. Palu neile palju õnnistusi, valgust ja armastust. Puhasta oma keha kõikidest takistustest. Näed, tuleb nagu imeline valgustoru, nagu tolmuimeja ülevalt Jumala juurest ja see imab ära kõik negatiivsuse, mis sinu ümber võib olla. Negatiivsed mõtted, mõttemustrid, karmad, takistused. Pala andustust kõigil käest, keda sa oled solvanud, kellest sa oled halvasti mõelnud ja kuidas oled selle raskuse, mis sul täna on, oma ise tegudega oma ellu toonud. Palu andestust. Palu karma lõpetust ja õnnistust. Palun õnnista kõiki, kellest ma olen halvasti mõelnud, halvasti teinud, halvasti öelnud, halvasti vaadanud. Palun andestage mulle saada kõiki nende inimeste juurde mõttes palju ingleid. Loome mõttes neile palve, et nad oleks õnnistatud, et nad oleks külluses, armastatud ja neil lihtsalt veaks elus. Et nad oleks terved ja kui miski peakski nendega juhtuma, siis nad leiavad õigeaegselt abi. Et nende kaitseinglid on alati nende ümber väga tuntavad ja neil on hea suhe oma kaitseinglitega. Ja meie saadame oma jumaliku valgusega nende juurde, kõigi juurde, keda me oleme solvanud, halvasti öelnud või kes on saanud valu tunda läbi meie mõtte, sõna või teo. Puhasta oma hing vastumeelsusest, vihast, raskustest. Kujuta ette, et sa annad praegu kõik vabaks. Ja nüüd tuleb sinu juurde peaingel Tšaamuel oma imelise anumaga ja sa annad kõik vabaks, annad vabaks kõik oma mõtted, sõnad ja teod, mida sa oled teinud. Anna vabaks kõik oma raskused. Ja kui nagu mul praegu hingel tuleb ja hakkab seda valu eemaldama, siis võivad tekkida pisarad ja see kõik on hästi. Sellepärast mul on alati nutupaber ka ingliteraapia laua peal ja kui hing puhastub, siis nutt, selline pisar on omal kohal. Mina ei saa nutma hakata, sest ma olen väga meigitud, et ekraanil ei näeks välja nagu zombi. Aga teie saate seda lubada endale ja nutke, kui vaja, võtke paber kõrvale, nutke kas või lahinaga, laske see endast välja, ja ärge kartke. Kui te tunnete, et hingest hakkab tulema ja see võib olla ka natuke väike nagu röögatus või selline raskus, laske see endast välja, ärge kandke raskusi oma hinges. See ka nagu surub teid alla ja teeb raskeks, et ka ükskord, kui on aeg siit ilmast lahkuda, siis tegelikult peaks olema hing väga kerge. Sellepärast on üldse usus see pihtimine asjakorras, et hing saaks kergeks. Ja meie teeme seda praegu, anname praegu ja täna selle meditatsiooni ajal kõik oma valud, raskused ja mured peaingel Tšaamueli ja peaingel Rafaeli kätte, kes tervendavad meie hinge, keha ja vaimu. Tänan teid. Aamen. Lähme mõttes oma jalgade juurde. Kas sa näed seal midagi? Kas sa näed oma jalgade juures mingeid takistusi? Minul
kerkib kohe ette pilt pigist. Seal minu enda tumedad mõtted, minu hirmud, minu raskused ja katsumused. Need kõik käivadki asja juurde, kui sa tõsiselt hakkad käima oma eluteed, kõrgemat eluteed, tead, mis sa tegema pead ja sind tapavad need hirmud. Ja me peame leidma need võtmed, kuidas sellega hakkama saada. Meil kõigil on hirmud ja sellest tulevad need ärevushäired ja depressioonid, kui me laseme sellest võimust võtta ja meie elus valdama hakata. Ja üks selline võti, mis ma teile täna annan koos minuga, on väike võti, on see, et me puhastame selle energeetiliselt oma mõttes. Ma näen seda valget toru tulemas ja puhastamas enda jalgade juures selle tumeda pigi ja ta lahustub kohe valgeks valgusest, läheb üles Jumala juurde ja see lahustatakse valguseks. Ma annan kõik vabaks ja näen enda jalgade juures olevat nüüd sinist valgust, mis peseb ka selle tumeduse ära. Näen violetset valgust, mis põletab selle tumeduse ära ja ma jätangi ennast sinna violetse valguse juurde nüüd mõneks ajaks ja vaatame muud. Vaata, kui sa oled võimeline, vaata mõttes kõiki oma tšakraid. Alustame alla siis jalgade juures ellujäämine, maaühendus, punane juurtšakra, oranž sakraaltšakra, kollane tahtekeskus ja ilu, roosa ja roheline südametšakra, imeline sinine kurgutšakra. Seal on sinised ja mererohelised, see rohelise ja merevärvi ääres valged nagu vahutav meri. Me näeme oma tumesinist, tumevioletset kolmandat silma. Ja me näeme hele kristallset kroontšakrat. Ja siis mulle näiteks inglid veel peakohast väljas, meie auras on siis jumalik tšakra, mis on täiesti kuldne valge jumalik tšakra, mis on otseühenduses Jumala ja inglitega. Minu õpetuses on natuke teistmoodi, kui te olete näinud seal see Hiina ja India või kõik need tšakrad, et need on keha sees ja need lõppevad ära, aga mul on siis kõik värvid, pluss siis jalgade juures on must ja pea kohal on valge, mis tundub väga loogiline, must ja valge ja kõik vikerkäärevärvid seal vahel. Ja iga tšakra siis valdab teatud valdkonda meie elus, vibreerib teatud moodi, toob meile siis õppetunde. Ja nendest õppetundidest ma räägin kõigest lähemalt oma raamatus Inglid meie elus, tšakra õppetund. Meie siinkohal lähme aga, mida sa saad osta minu e-poest. Meie lähme sinnaga nüüd edasi. Ja kujutame ette oma pea kohal on 3 teed. On külluse tee, armastuse tee ja vaimsuse tee. Saadame sinna kõikjale armastust ja valgust. Ning nüüd keskendume oma külluse teele. Näe seda teekonda rohelise kuldsena. Sa kõnnid, näe seda puhtana, kui sul tekib oma kujutluspilti midagi, no näiteks kivid või kännud või lohed või jumal teab, saada see valgusesse, puhasta see tee ära. Näe seda kõike puhta kuldsena, rohelise kuldsena. Ja nüüd näe, et sellel teel on üks imeline oaas. Seal on imeline purskkaev. Näe, et see on
lõputu imeline purskkaev ja Jumala juurest tuleb kuldne valgus, milles võid näha ka imelisi münte. Näed, see küllus, kuldne valgus nagu kuldsed mündid, raha, nagu vesi tuleb sinna purskkaevu ja seda on nii külluslikult. Näe seda voolamas, näed, see purskkaev ajaks nagu üle ja purskaks selles kuldses valguses müntide vees. Näe seda voolamas, purskamas. Kui vaata ka ringi, kas sa näed seal midagi? Kas sa näed mõnda olendit? Kui see nii on, siis keskendu mõttes, kes ta on. Ja saada ta üles Jumala juurde. Palu, et peaangel Miikael tuleks ja puhastaks kogu minu külluse tee. Kujuta ette ja näe, kuidas ta tuleb oma imelise valgustoruga ja nagu imeb selle valguse keerisega kõik tumedad olendid sinna valgustoru sisse ja see läheb üles Jumala juurde. Näe seda juhtumas, näe, et need olendid kaovad ära nii, et see kogu sinu külluse tee on imeline, valge ja puhas. Täna seda imelist inglit. Ja nüüd kujuta ette, et seal on üks imeline riiul. Valge, vanaaegne või just selline, nagu sa soovid. See imeline riiul on täidetud sinu annetega. Need on nagu valguskerad ja need on eri värvi. Seal riiulil on nagu sellised valguskerad. Võta sealt üks valguskera kätte ja vaata, mis see on. Koheselt tuleb sinu mõttesse sõnad, mõtted, valgused, pildid, mis need on. Võta ükshaaval iga valgus sealt riiulilt ja vaata seda. Need on sinu külluse allikad. Need on need, mis sa selles elus oled tulnud siia tegema ja mis toovad sulle tõelise külluse. Vaata, et seal riiulil ei oleks midagi takistust ja kui märkad, palu inglitel see puhastada. Võta need külluslikud teadmised endasse. Ja kui siinkohal jääd ette nende tõlgendamisel, võid võtta minuga ühendust ja ma aitan sul seda mõista. Ja sa oled väga tubli, kui sa oled jõudnud nii kaugele ja seda näed. Võid teha seda meditatsiooni mitu korda, kuni sul see õnnestub. Nüüd kujuta ette, et sa kõnnid sellest imelisest külluse kohast natuke eemale, näed väga kuldset treppi valges valguses ja hakkad mööda seda üles kõndima. Kõnnid ja näed seal ingleid kuldse raamatuga. Sa tead, et see on sinu eluraamat. Seal on kirjas, mis sa siin elus tegema pead ja mis on sinu elu ülesanne ja elu eesmärk. Sa kõnnid mööda seda treppi üles, jõuad nende inglite juurde ja vaatad sinna. Koos nendega, mis on sinna kirjutatud, lase oma meel täiesti vabaks. Ära oota midagi, ära vaata midagi, ära kaarda, ega pea ka seda liiga tähtsaks, lihtsalt lõdvalt nagu ise oleksid pealtvaataja. Vaata sinna raamatusse ja mis sa näed. Luba sellel teadmisel endasse tulla.
ja ole tänulik. Kõnni mööda seda treppi uuesti alla, näe oma külluse purskkaevu, näe oma riiulit ja mööda teed kõigi nende tarkustega, mis on kuldne, roheline tee, kõnni tagasi oma keha juurde. Näe oma keha, näe oma tšakraid, ole tänulik. Näe, kuidas kõik su tšakrad keerlevad imelises valguses, nad on kõige puhtamad, kaunimad ja ilusad. Sinu jumalik tšakra, sinu kroontšakra, sinu kolmas silm, sinu kurgutšakra, sinu südametšakra, sinu tahtekeskus, sinu sakraaltšakra ehk looming, sinu juurtšakra ehk jõud ja sinu maaühendus ehk küllus ja ellujäämine. Ja nüüd me räägimegi, et selles ajastus, selles ühiskonnas on ellujäämine seotud rahaga ja mitte ainult rahaga, vaid ka suhete ja kommetega. Sa pead teadma, millised kombed ja kombestikud on selles ühiskonnas, kus sa elad või kuhu sa liigud. Raha on roheline, tumerohelist värvi on tema energia ja kui ta on positiivne, siis ta kiirgab kuldselt. Kujuta ette sellised värvid nagu must ja roheline garanteerivad ellujäämist, rahajõudu. Must muld ja tumeroheline tärkav, samas ka näed, see on rahakivi, see aitab tuua raha ja küllust. Rahavärv on roheline ja raha sümbol on lootuse sümbol. Raha ja külluse rahavärv on tumeroheline, küllus ise on natuke heledam ja kuldselt ümbritsetud. Kui sa nüüd tead, et see on rahavärv, kujuta ette seda imelist rohelist värvi ja ümbritse sellega kogu oma aura. Kujuta ette, et sa oled nüüd selle rahavärviga ümbritsetud. Mis mõtted sul tulevad, kui sa mõtled rahast? Proovi jõuda nii kaugele, et sa jõuad mõelda rahast rahu, tänu ja turvalisusena. Kui sa tahad tõesti ruttu rikkaks saada, proovi 3 päeva mõelda rahast ainult hästi. See ei ole üldse kerge ülesanne. Sa mõtled, iga sinu mõte peab olema rahu, tänu ja turvalisus. Kuidas me saaksime seda saavutada? Kui ikka rasked mõtted tulevad peale ja arved, mis tahavad maksmist, aga raha pole, mis me siis teeme? Aga maagia seisnebki selles, et meie mõtted loovad tulevikku ja kui sa tahad muuta kiiresti, siis muuda oma mõtet, hoides 3 päeva positiivset mõtlemist. Kõigepealt ole tänulik Jumalale selle tee eest. Kõiges olegi tänulik. Kõik, mis inglidki hakkavad pihta, ole tänulik juba selle eest, mis sul on. Nii kui tuleb negatiivne mõte või puuduse mõte, ole tänulik selle eest, mis su elus juba on, mis sul täna on. Märka kõike ja sa võid märgata, et sul on nii palju, mille eest tänulik olla ja sul on nii palju juba olemas. Ainus sinu lootus millegile paremale ja edasipürgimisele toob sulle tunde, nagu sul ei oleks midagi. Too ennast korraks keskmele ja ole tänulik kõige eest, mis su elus on. Ja korda selliseid afirmatsioone.
nüüd tuleb väikene nagu alapealgi ka, võid nagu mõelda või pausi teha, kui see sinu jaoks oli. Käia vahepeal vetsus, juua vett, võtta teed ja lähme nüüd edasi. Afirmatsioonid, mida korrata, kui sa teed 3 päeva seda harjutust, et mõtled vaid positiivselt, millega asendada oma negatiivsed rahamõtted. Kõigepealt märka, mida sa mõtlesid rahast, nagu me tegime, et kui sa lased selle rohelise värvi ümber, et see on raha, mis mõtted sul tekivad. Rahast peaks mõtlema rahu, tänu, turvalisus. Ja proovime siis, need on need afirmatsioonid. Ma elan külluses, armastuses, rahus ja harmoonias. Küllus, armastus, rahu, harmoonia. Ma olen tänulik, ma olen õnnelik, ma olen jumalik. Mõtle, et rahu võrdub raha. Anna endale selline tõotus. Nüüdsest päevast peale tõotan, et elan jumalikus külluses. Mul on olemas kõik vajalik kõigi ja kõige jaoks, mida eales ma vajan oma eluteel. Nüüd ja igavesti. Aamen. Minuga saab olema alati suur jumalik küllus. Nüüdsest ajast igavesti. Aamen. Ja ma olen tänulik. Mul on suur rõõm teistele anda. Mul on suur rõõm teistele anda. Mul on alati palju anda. Ma elan külluses. Ma tunnen rõõmu teistele osaks saava külluse üle. Ma olen tänulik. Ma olen tänulik tehtud töö üle. Mul ei saa raha kunagi otsa. Raha on mul alati külluses, piisavalt armastuses. Tänan sind, Jumal, selle eest. Need olid imelised, positiivsed afirmatsioonid. Et elada täiuslikku elu, on sellised Jumala soovitused, mis on mul ka mõnes raamatus, Inglid meie elus. Kõigepealt ela selle kõrgemas mõttes. Iga hommik on nagu justkui nagu uus sünd, iga õhtu just nagu surm. Sa oled see, kes arvad, et sa oled ja sa lood seda, kes arvad, et sa oled. Sa oled Jumala laps, sa oled tema täiuslik looming. Ela, hinga, tunne rõõmu, vaata ilu, liigu, vesi, joo ja pese ennast, ümbritse ennast veega. Päike, toit, armastus, Jumal, üks Jumalaga, kehakatted, elu eesmärk ja unistused, asjad ja uni. Kui soovite haldja maagiast osa saada, sest haldjad sümboliseerivad 5 elementi ja seda, kuidas nendega koostööd teha, räägimegi nüüd natuke. Haldjatele meeldib magus ja neile meeldib laul, minge loodusesse, kus on veekogu, kus on ilusad lilled ja paluge nende abi, et lahendada teile materiaalses maailmas muret valmistavad probleemid. Tehke oma kodus haldjale haldja kodu, kus ta saab minna. Hoidke kas või ühte taime enda kodus, kus haldjas saaks peituda. Pange neile mingi mängu majake. Pange sinna ette asju või mänguasju, et nad saaksid mängida. Küpsetage magusat kooki aeg-ajalt. Hoolitsege oma kodu tulekolde eest. Tulekolded peavad alati olema puhtad
ja hästi hoitud. Ühtegi prahti ja prahi ei tohi olla küttekolde juures, mitte ainult nagu tuleohutuse pärast, ka haljad ei talu seda. Igal majal on oma haljas, sest iga looma, iga taime, iga elusolendi juures on ingel ja haljas. Nad on meile nähtamatud, sest inimesed on käitunud imelikult ja nad ei ole meile enam nähtavad. Kui sa soovid, et sul oleks alati raha ja üldse, kuidas sa mõtled rahast, hoia raha sirgena rahakotis, hoia rahakotis külluse münte. Mõtle ise, millised nad võiksid olla, need võivad olla Hiina mündid või kuldsed mündid. Hoia seal ristikheina, loorberilehte, positiivset afirmatsiooni, väikesel paberil näiteks kuldselt kirjutatuna. Hoia seal alati puhtust ja korda, võta ära kõik liigsed tšekid ja kõik muu liigne. Hoia oma rahakotis alati sellist rahatähte, mis toob sulle küllust või mis paneb sulle mõtlema, et kõik on külluslik. Ja hoia alati rahakotis raha. Kasvu kõige väiksemat, aga hoia rahakotis raha. Alati münte. Pane münte ja kommi oma taskutesse, kui sa paned oma talveriided ära või sügisriided ära. Et kui sa nad uuesti võtad, tekib sul alati külluslik tunne. Ei saa rääkima tead, et kõik oma kodu hoia puhtana. Kõik nurgad. Haljad armastavad küllust ja korda. Isegi ka kõige tagasihoidlikumas võimaluste juures saab alati olla puhas, korras, nurgad hästi hoitud, puhtad, et energia liiguks, et taim oleks toas, et oleks puhas õhk ja aeg-ajalt ka värsked lilled oleksid toas. Laula palju, kuula muusikat, et kodus oleks alati mesi. Kui tunned raskust, mine metsa jalutama, mine jälle kuskil veekogu juurde, palu inglitel ennast aidata. Ja kui juhtub olema õhtu, palu, et kuu sind aitaks. Pöördu kuu poole, kurda talle oma mured ja anna vabaks. Hoia alati oma kodus külluse komme või küpsiseid või oma töökohas. Need panevad sind mõtlema külluslikult, et sul on alati palju anda. Ja et on mõeldud teistele andmiseks. Ole alati valmis andma. Külluse kommid või küpsised või muud küpsetised. Hoia alati kodus asju või sööki, mida teistele anda. Ja vett muidugi ja jooki, et teisi kostitada. Nagu Eesti vanarahvus on, et tuleb külalised, tuleb külaliste leib. Ole alati tähelepanelik kõige suhtes, kes ukse taha tulevad või kes sinu poole pöörduvad. Need võid olla sulle õppetunnid, kui need on eriti võõrad inimesed. Need võivad olla kehastunud inglid, see võib olla läbi inimese, keegi annab sulle mingit õppetundi ja mõtle, mida sa mõtled või teed selle juures. Ole alati tähelepanelik nende inimeste suhtes, kes sinu ellu tulevad või astuvad või sinu poole pöörduvad. See ei ole kunagi niisama. Ja kui uurid vanarahva tarkusi, siis ka seal oli niimoodi. Võta endale sümboleid, ristikeina, kujulisi näiteks amulette või muid märke ja hoia neid rahakotis. Ja teisiti ei saa me üle ega ümber, kui
nüüd igale probleemile on lahendus. Kui sa hingad ja rahuned, nagu me tegime selle meditatsiooni, siis sa leiad, et igas olukorras on vähemalt 5 võimalust, kuidas seda olukorda lahendada. Kui see tundub sulle ületamatu raske, siis loe palve ja anna see vabaks. Nagu me tegime, et annad kuule selle korraks vabaks. Kirjuta oma mure üles paberile. Kirjuta see palveks ja palu inglitel see lahendada. Kui sa oled palve teinud ja rahunenud, siis lase korraks see probleem lahti. Usu, et sellele tuleb kõrgem lahendus. Siis aga mediteeri, hoia ennast puhtana, käi jalutamas, tee trenni, mis paneb liikuma, paneb energiat liikuma, aitavad sul olla rahulikult. Siis kuula oma sisehäält ja läbi selle jõuavad sinuni need tarkust ja teadmised, kuidas see olukord lahendada. Kõik võtab aega. Jumalikul teel on niimoodi, et kui me midagi soovime, siis me ei saa seda kohe täna ega homme. Vaid kui me jääme sellele teele ja mõtte juurde, siis me selle saame varem või hiljem, kui me ei loobu sellest. Mõnikord on tegemist jumaliku ajastusega, kus teatud asjaolud peavad minema ennem paika, et soovitu saaks meieni jõuda. Me peame ise midagi tegema, kuhugi arenema või selle teele jääma. Vahepeal võivad meie rahaprobleemid või takistused olla sellega seotud, et me peame jääma mingi kindlale teele, et me ei kalduks kursist kõrvale. Sellisel puhul pead alati kuulama oma sisetunnet ja vastavalt sellele tegutsema. Et kui meil tuleks küllust kuskilt mujalt, me ei pöörduks selle imelise tee juurde. Et vahepeal tekib meie ellu puudus, et me hakkaksime otsima võimalusi ja see tõukab meid meie imelisele eluteele, kus me tõeliselt saame rakendada oma andeid ja oskusi. Kui sinu elus on väga suur probleem, siis kõigepealt, et seda peast välja saada, kirjuta see paberile, kirjuta see punktidena välja ja kujuta sinna ette, kui sa oled selle lõpetanud, palju kuldset valgust. Kui see tekitab sulle nii rasket tunnet, rebiseb puruks, põleta ära või viska prügikasti ja näe seda nagu violetse valgusega ära põlemas. Lase vabaks ja kirjuta siis uuesti see paberi peale ja kujuta ette, et sa annad seda inglitele ja palud, et see laheneks kõrgemas valguses. Järgmine samm on see, kus sa näed seda probleemi lahenemas. Kujuta ennast ette, et sa oled selle probleemi lahendanud, näe seda arvet ära tasumas või et sulle tuleb see imeline rahasumma ja sa saad seda teha, millest sa unistasid. Näe ennast hästi õnnelikuna, näe, et see on juba toimunud ja mida sa siis tunneksid. Siis võta need positiivsed afirmatsioonid, et mulle tuleb näiteks raha tuleb mulle lihtsalt, kergelt, tervislikul ja positiivsel viisil. Raha tuleb mulle lihtsalt ja kergelt. Minuni jõuab suur summa. Ma rakendan oma andeid ja oskusi ja saan selle eest piisavalt küllust kõigi ja kõige jaoks, kes minu ellu tulevad. Ma olen küllus. Ma väärin küllust. Ma väärin raha ja turvalisust. Ma väärin raha ka seoses rahu, tänu ja turvalisust. Kirjuta need afirmatsioonid endale üles paberile ja pane sinna kohta, kus sa näed tihti, näiteks vannituppa. Me käime ikka tihti vetsus. Ja iga kord, kui sa välja näed seda ja loed seda. Pane need oma taskusse, pane need oma märkmiku vahele, pane need igal muul. Nagu ma ütlesin, et me mõtleks kogu aeg positiivselt rahast. Ja kui sa teed seda harjutust 3 päeva, mõtled positiivselt, siis ka selleks on need väga suureks abiks. Ja kui tuleb raske mõtte rahast, jälle asenda see positiivse afirmatsiooniga. Samal ajal, kui siis raha hakkab sinule tulema, siis tee selliseid asju, et ärata ennast
sellest stagnatsioonist, et hirm on kindlasti sind halvanud, jõu ära võtnud, sa ei suuda tegutseda ja võib-olla oled sa pöördunud mõne pahe juurde, mis peaks sind nagu kosutama ja seda muret ja hirmu matma. Sellele on väga head rohtu ja see on ka jälle haldjate soovitus, et kõigepealt teed nagu trenni, pane ennast liikuma, pane energiat liikuma, mis iganes sa teed või armastad, käi, tee trenni, liigu ja energiat hakkavad su elus liikuma. Karasta ennast külma veega, see paneb aju tööle, no äratab üles sellest hirmust, stagnatsioonist ja tegelikult lööb kõik need hirmumõtted korraks nagu su küljest lahti. Võid ka veel kasutada meresoolavett, meresoolavanni teha, muidugi kui on selline, kus meres käia ujumas, tõmbab kõik negatiivse ümbelt ära, aitab puhtaks. Nagu ongi, et need pahed või nagu, et nagu paast, nagu et sa sööd hästi kergelt. Et kui on hästi läinud ja saab loorberit puhata, siis on nagu ma ütlen inglise keeles sõnaga, see on feast ja fast. Et on nagu paast ja on nagu palju söömine. Vanadel eestlastel oli ka, kui nemad tegid tööd, nad sõid vähe ja kergelt ja kui puhkasid, sõid tugevalt, et saaksid veel rohkem välja puhata ja rahus olla. Ja vanad eestlased olid väga haldjate ja selle haldja maagiaga kooskõlas ja kui sa tahad seda uurida, võid lugeda rohkem juurde Eesti vanarahva jutte, saad vanast Eesti maagiast teada, sest kui mõtelda maailma ja kõige peale, siis vanad eestlased olid ju tegelikult väga rikkad. Teiste maailma arvates jah, et kuna nad ei ehitanud losse ja marmorit, ei käinud mingite imelike parukate ja ei toppinud liiga palju kangeid enda peale. Aga mõtle, kui ilus oli taluperemees ja taluperenaine, nende imelised riided, nende asjad, puhtus, kord ja küllus kõigi ja kõige jaoks, kes eales tulid nende ellu, austus vana ja santide ja kõige peale. Et seal on väga suured õpetused ja kui sa tunned eestlasena, et kuidagi elu ei edene ja raske, võtta Eesti vanarahva muinasjutud, saa tuge sellest vanast tarkusest ja vanarahva tarkusest ja elujõust, mis seal muinasjuttudes on. Loe seda oma lastele ette, kui tundub, et ise nagu ei võtaks seda ette, aga see on tõsiselt küllustoov tegevus. Nii, teiseks, kui sa oled nagu rahaasjades algaja või nii-öelda nagu pole nagu seal inglid me eluski nagu, et õppetunnis, et üks hetk me nagu, et raha käib niimoodi, et me nagu õpime, nagu lastel on see, ikkagi võtan ette, et esimene õppetund, kõike ei löö, aga et juba lapsena, kui sa mõtled tagasi, kuidas lapsed suhtuvad rahasse, neile antakse taskuraha, nad õpivad seda tundma, nad käivad poes, nad saavad rahast teada ja siis teine õppetund on, et me õpime ellujäämist ümbritsevalt oma vanematelt ja kõigilt neilt, kellega me elus kokku puutume. Ja sealt, kus me käime, mida näeme. Me õpime, kuidas toimib ühiskond, saame algteadmised, kuidas tagada siin enda ellujäämine, mida meil on selleks vaja. Siis saame aru, et me vajame süüa, riided, kohta, kus elada ning mõistame, et see, millises hulgas ja olekus meil seda on, asetab meid ühiskonnas teatud kohale. Paljudel võib tunduda see tuttav aeg, kui me käime koolis ja õppime kodus vanemate kõrvalt tööd tegema. Et siis ongi, et õpime, saame teada, õpime sellest. Teine õppetund, hakkad seda küllust ise looma, või kolmas õppetund, hakkad seda küllust ise looma.
proovides erinevaid ameteid ja raha teenimise viise. Hakkame õppima tajuma tumedat ja heledat teed, et rahaga on nii siis tume kui hele tee. Samas õpime ka teadlikku lõõgastumist ja rahu oleku saavutamist endas ja rahas. Et kui sa oled siin, siis sa oled juba siin 3. õppetunnis, et õpid teadlikku lõõgastumist ja rahas. Nii, ja 4. siis on, et õpime seda küllust hoidma ehk taas looma, tundes sellega rahu ja turvalisust. Siis me saame täiskasvanuks. Me suudame tagada ellujäämise nii endal kui ka kõigil meie lähedastel. Rakendades oma anded ja oskusi, mida oleme endast leidnud. Paljud inimesed on meie maailma mõistes ka väga jõukad, sest jagades oma annet maailmaga puudutavad nad miljoneid ja miljardeid inimesi. Neil on sellega ka rahu, sest miski ei saa nende küllust kõigutada, sest see tuleb neist endist. Isegi kui aeg ja olud muutavad, nende anne nende sees jääb ja nad saavad luua sellest jälle külluse, jagades seda maailmaga. See õppetund algab maagilise 33 eluaastaga ja kestab nii kaua, kui me seda otsustame. 5. õppetund on luua kõike ellujäämiseks oma mõtetega ehk manifesteerides teadlikult. Piisab vaid inimesel midagi tahta oma ellujäämiseks ja kiirelt manifesteerub see olukord. Võimalus, raha või asi. See on külluse manifesteerimise ja ellujäämise tipptase. Selle me peaks saavutama vanemas eas. Miks muidu peetakse vanuriga tarkuse heaks? Loomulikult võib kõik need õppetunnid läbi teha kiiremalt ja parem. Ja värvus ongi siin must, pruun ja tumeroheline. Pruun on nagu loomariik ja puud ja puuenergia ja rahu, tumeroheline must, tumeroheline. Kuidas tasakaalustada küllust energiat selliste väikeste maas istumine, paljajalu käimine, mediteerimine, jalutamine looduses, kristallidega tegelemine, maaemaga koostöö külluseinglitega, koostöö väeloomadega, koostöö loodusega, laulda häälikuid ja just madalamaid häälikuid, jõukate rikkaste inimestega rääkimine, vanemate inimeste elukogemuste kuulamine, jõukuse õppimine, maagiaga tegelemine. Kõik need aitavad meil õppida, kuidas siin planeedil ellu jääda, kuidas raha luua. Et see võti ongi see, et anded tulevad meie enda seest, millega me saame luua endale küllust kõigi ja kõige jaoks. Ja kui me oleme rahulikud, siis me märkame seda ja kõik saab korda. Kõik on jumalikult ja hästi korras. Kui üldse rääkida nagu rahast, siis on selline, nagu mis ongi, et kui nüüd rikastest kuulata või mida nemad on õpetanud sellel ajastul, selles ühiskonnas, et on selline nagu raha muster, et mõtle alati niimoodi, et juba ükskõik, mis sul rahasumma on, kui väike, sest miski sul ei muutu või ka pärast ei ole sul seda rahu, kui sa ei tee niimoodi. Et sa alati jagad raha mõttes ära, et 70% on sul elukulud. See nagu külluse valemiks võiks nimetada. Elukulud, toit, arved, riided. Et sa üldse teada, kuhu sul raha läheb. Et sa pead olema teadlikult, nii teadlikult nagu raamatupidaja. Siis 10% oma sissetulekust hoia alati säästudeks ja turvalisuseks. Et oligi see rahaga näen rahu, tänu ja turvalisust ootamatuteks olukordadeks. Ja usu neid tuleb sulle kindlasti. Elu on meil siin juba selline. 10% teha alati head. Hoia see kasvu kingitusteks ja headeks suheteks. Teistele andmiseks. Ja 10% alati investeeri kuhugi endasse, uute projekti, oma ettevõttesse, et raha kasvaks. Et siin praegu, see ei ole ju palju. 10% oma sissetulekuks. Aga et sellega nii jõuda, et seda teha, see on hoopis juba teine asi. Siis
võta endale kindlasti mingi ilus märkmik ja näed, mul ongi siin roos, et nagu mulle ütlesid kunagi, et ütleme, et armastuse tee on selline, kus kõik tuleb niimoodi nagu ootamatult ja amorinool ja mõned asjad on määratud ja lihtsalt juhtub. Vaimne tee samamoodi on, võib lihtsalt ja kiirelt käia, võib väga imeline olla. Aga maise tee, küllustee teeme ise. Nagu roos, et kui okkad täis, teekond viib siis roosini, et see tuleb raskelt ja füüsiliselt. Et see on üks kõige, ütleme, miks seda nimetati nagu vaimne, nagu kergeõhuline ja nagu raha oleks madala vibratsioon. Ta ei ole nagu madal, vaid ta on nagu, ütleme, muusikas nagu aeglasem ja rahulikum ja sellise, nagu ta on aeglasem, tema vibratsioonid on aeglasemad. Ja tal on teatud süsteemid, tänu millele ta peab tulema. Et alati mõelgegi, et raha on tegelikult aeglane, et me püüame, et meile luuakse mingi illusioon, et me soovime, et meil oleks kõik niimoodi. Nagu seda oleks armastuse vaimse teel, et nagu vaimse olendina me tahaks, et kõik tuleks kergelt. Aga raha on seotud ikkagi maisusega ja maine on tahke. Ütleme, madala vibratsiooniks ei tähenda, et ta oleks nagu, ütleme, madal või ta nagu, ütleme, aeglase või tumeda vibratsiooniga või nagu rahuliku või, ütleme, helide maailmas madalamad noodid, et aga kui on siis vaimsus, aga ikka inglilaul ja bum, on nagu raha. Et seega me peame aru saama, et see tuleb rahulikult, see tuleb raskelt, tugevalt ja meil tuleb ise palju teha, mõelda ja teed käia, et see tuleks. Pange üle ja kirjutage kõik ülesse, mis te nagu, näed, siin mul on üks ilusti maalitud, näed, juuli. Teike see hästi ilusaks, saage teada oma rahast, et mina olen teinud siia niimoodi, et pannud kuupäev, number, makse, ülekanne, arvatatav ja tegelik ja siis nagu staatus, et kas on tehtud ja kokkuvõtte. Et saage nagu teadlikuks peast ära, saage ülevaade, mis on teie kulud, kuhu teil raha läheb. Pange ka sinna juurde, kas ongi, kui palju siis toidu peale läks või et kas või ühe korra tasuks seda ära teha. Ja siis jätta võib-olla, ütleme, et need suured arved, et paned üles aga toidu nagu siukse summaarsena, et peas oleks. Et sul oleks endal teada, palju ja millele sul raha kulub. Kindlasti võtta sinna sisse, pane sinna kirja arved, suured plaanid perega, tööga, ettevõtlusega, mida vaja osta. Paned nagu ka, mida on osta täna. Et siis võta palju vihikuid, ütleme, et sul peast saaks kõik ära, raamatupidamine. Siis soovitan nagu näiteks võtta kõik plaani, et ongi, sa pead ju ise tegema, sa pead raskelt tegema, pane kõik kirja. Et ongi märkmikud, suured plaanid, perega, tööga, ettevõtluse, pane see kõik kirja, hakka plaanima. Siis peast ära to-do list, kõik mis on, ka mida on vaja pesta, koristada, kõik mis sul peas on, peast ära ja paned paberile to-do list. Siis võtad märkmiku ja paned iga päeva kohta siis nagu lühisõnas konkreetse tegevuse, mida sa siis teed selleks. Siis soovitan ka sellise kiired märkmikud, kuhu siis panna, et mida sa täna ostad, nagu iga päev ja mida sa saad, ostad jälle. Ja siis mul on siin üks väga huvitav, just viimasel sain siukse nagu mis on sõnad, vihikus on jooned ja panin sinna siis gruppide kaupa kõik riided, koduasjad, toidu, mida on vaja. Et see on nagu, sealt on hea võtta ja peast ära, et see kõik oled, ja siis sa tead ka plaanida, palju sul selleks läheb, mis sul on vaja, palu sinna inglite õnnistusi, tee seda alati nagu positiivselt, kui sa seda teed.
ja kirjutad sinna. Ja siis, mis kõige tähtsam tegelikult, mis sind selle kõigeni viib, on inspiratsioonivihik. Mingil hetkel tuleb sulle teadmine ja tarkus, kuidas rakendada oma andeid ja oskusi ja mida saad sina teha, et need anded tuleks sinuni ja see inspiratsioon tuleb, kirjuta kohe ära, sest elu tuleb peale, me unustame ära, aga kui sa hakkad seda kirja panema, siis seal peitubki see vastus, mida teha ja vahepeal siis, kui jääd hätta, et mis ma siis nüüd tegema pean, võtad selle kätte ja sirvid ja kohe tead, mida teha. Ja näiteks siuke nagu võlutrikk on, et kui sa tahad nagu arvet maksta, kirjuta selle päeva peale, kus sa arvad ja näed, lihtsalt kirjutadki, et see saab makstud, ise mõtled juurde, nagu on jälle positiivne mõtlemine, et see saab sel päeval makstud. Ja alguses see ei võta nii suurt hoogu sisse, aga kui sa ükskord oled selle ära saanud, et just siis sa saadki makstud või selle päeva ringis. Ja siis sul ei lähe ka võib-olla teadmine, nagu sa ei ole hajutatud, sa oled võtnud selle plaaniks, et sel päeval ma maksan selle ära, siis kogu sinu energia, universumi energia on suunatud sellele tegevusele ja see saab tehtud. Sinu asi on nüüd see, et kui sul see raha tuleb, et sa ikka sinna selle paneks. Et seal on ka nagu teisi õppetunde. Et siit kõik see asi peast ära, ise pead sa selle tegema, ise pead plaanid tegema ja selleks on siis kõige parem ülevaade. See, kus sa paned need märkmikutesse või arvutisse või mis on lihtne, aga sul oleks mingid plaanid olemas iga päeva kohta ja tegevused. Ja sellepärast jõuab jälle tagasi selle, et nagu vaata paljud, et sööd hästi, hoiad need põhielu tegevused ka seal juures, nagu ongi trenn, vesi, söök, jalutamine, meditatsioon, et sa oleks võimeline neid asju tegema. Tee omale rütmi ja päeva rutiin. Kõige hullem, mis olla saab, on sattuda sinna masendusse ja hirmu. Tegelikult sa saad ju kõik ära teha. Aga mingi hetk sa lihtsalt arvad, et sa ei saa. Ja alati mõtle, lahendus sinu probleemile on kõrgemas andmine. Sa annad midagi maailmale. Sa teed midagi kellegi jaoks, sa teed kellegi elu paremaks oma tööga, oma toodete, oma teenustega, sa annad kellegile midagi. Ja inimesed saavad seda nautida, nad saavad sellest osa, nad saavad seda oma elus kasutada ja neil on seda vaja. Ja nii ongi. Kõik peavad saama üks hetk ettevõtjateks, oli ka inglite nagu sõnum, et teada saada, et sa jääks nagu raha suhtes lapsevanemaks, et sa täpselt tead, kuidas see siin sinu ühiskonnas toimib. Sa pead teadma, kuidas tuleb raha. Peab raha targaks saama, vaata, miks seal oli see, et uuri nagu teisi rikkaid. Nemad teavad, kuidas nad on raha saanud. Ja kui su elus ei ole piisavalt raha, siis sa oled selle lõppetunnil. Ja küll sa ükskord saad. Kõik saab korda. Ja alati võid küsida, mis mul on selle lõppetunnil veel õppida, et küllus saaks minu elu tulla. Mida ma saaks vahepeal teha. Ja inglid on, nagu ongi vaimsus. Vabandust, et vaimsus, nagu ma ütlesin, alati võib juhtuda imesid. Ja mõnikord saad oma maised probleemid lahendatud ka inglite abiga. Selleks palu inglite abi, et sulle muret valmistav probleem laheneks imeliselt. Palun enda abi, et sulle tuleksid tarkused ja teadmised, kuidas see olukord lahendada. Tänan, aamen ja lase see lahti. Kallid inglid, ma palun, et juba täna lahendataks mu elus mulle muret valmistavad probleemid, et ma saaks südame rõõmuses äras lahendada oma elu ülesandeid ja rakendada oma elu eesmärki. Tänan teid. Aamen. Ja sellega me ka täna hakkame lõpetama seda imelist juttu rahast ja küllusest. Loodan, et see oli teile abiks.
Läbi selle jutu rakendan mina oma elu eesmärki. Ja see on minu elu ülesanne, olla siin teie ees. Kui ma tagasi vaatan oma elule, siis juba väikese lapsena unistasin ma teistele nõu andmisest ja rääkimisest. Kui ma midagi oma elus leidsin, tahtsin ma seda kohe teistega jagada. Mulle tulid tarkust ja teadmised teiste inimeste elu ja elutee kohta, kuidas nemad saaksid oma eluteed paremini elada, kuidas nad saaksid mõne mure või probleemi lahendada. See teadmine ja see anne on olnud minuga terve elu. Ma olen õppinud, lugenud, leidnud enda elus viisi, kuidas inimesi aidata, kuidas oma annet rakendada. Üks selline viis on nüüd jõuda teieni läbi selle ekraani ja aidata teid esineda. See ei ole tulnud üleöö, ma olen selleks palju tööd teinud. See on tulnud mulle samm-sammult. Samuti ka kõik tehnika. Ma olen pidanud palju ennast ületama, oma hirmudest, oma kartustest üle saama. Meditatsiooni seisundisse minemine ei olnud kunagi mulle üldsegi nii kerge. Iga tee on rohkem väärt kui need kartused. Ole, nagu öeldakse, julge hundi rind on rasvane. Iga kord on need õnnistused suuremad kui hirmud. Paljud hirmud ei saagi tõeks. Ja samas elus tulevad ette probleemid, mida sa ette ei osanud tegelikult nähagi. Aga samas on sul ka olemas kõik vajalikud anded ja oskused, et see probleem ära lahendada. Ja iga see lahendamine teeb sind targemaks, tugevamaks, teadlikumaks. Sa teadlikuks oma teest, mida sa tulid siia maailmale andma. Sellepärast meil oli seal meditatsioonis see raamat, et sa täpselt teaksid, kes sa oled, mis sa teed ja mis sa tulid siia andma, mis on sinu anded ja oskused, mida sa saad täna maailmale anda, et küllus saaks sinuni tulla. Mida ma saan maailmale anda, kuidas kedagi aidata? Mis on minu panus siin maailmas? Mida ma saan juba täna teha, et küllus leiaks minu juurde tee? Rakendades kõiki oma andeid ja oskusi, just mõtlen te sõna peale, minu anded ja oskused toovad mulle külluse. Ja uskuge mind, see õnnistus seda tehes nii suur, mis täidab sind nagu särav kuldse valgusega. Sa võid saada isegi teisel alal rikkaks, kuid see ei too sulle kunagi seda õnnistust, rahu ja seda tõelist õnne ja rahulolu nagu sära su ümber, kui see ei ole see, mis sa tegelikult teha tahad ja kus sa rakendad kõiki oma andeid ja oskusi, kus sa ennast tegelikult panid ja mida sa tulid siia tegema. Seega kõige tähtsam, istu kohe maha ja hakka mõtlema, mediteerima, kes ma tegelikult olen, mida ma siin elus teha oskan ja mida ma saan teistele anda oma andega. Sa teada, milles oled sina andekas. Ja me kõik oleme, meil kõigil on mõned anded ja oskused, mis on meie sees juba olemas. Mõnikord on vaja neid lihvida kauniks briljandiks ja kinkida maailmale. Andega on alati nii, et kõigepealt teed ise, kinkida oma perele ja lähedastele ja siis kogu maailmale. Ja usu mind, sa oled imeline, andekas, Jumala laps, iga hing on. Ja kui sa oledki elus midagi valesti teinud, kedagi valesti kohenud, siis palu andestust ja saad täna oma elu muuta. Ja sina saad suuta oma maailma muuta. Tänan teid kõiki, kes te mind täna kuulasite, vaatasite. Kui teile sobib, võite jätta alla kommentaari. Võite võtta minuga ühendust nendel aadressidel, kui te soovite abi meditatsiooniks või teadmisteks oma elutee ja külluse kohta. Aitan teid oma andega näha
oma eluraamatut, oma külluseteed, oma keha ümber olevaid takistusi. Te saate lugeda mu raamatut, et rahulikult saada teada nendest tšakrade õppetundidest. Võtta ka üldse tegelikult ingli kursuse, kus ma siis õpetan teid teisi inimesi aitama selle andega samm-sammult ja see kõik on inglite antud ja ma olin seal otsekanalis ingli energias, ingli vibratsioonis. See natukene kõrge vibratsioonilisem isegi kui meie praegune vestlus, kuigi ka see tuli päris vaimne. Aga ta ongi ju vaimne hommik Terjega. Ja kindlasti ootan teid veel kord vaatama ja kuulama ja täitma oma elu vaimsusega. Ja sest vahepeal kõige parem on järjepidevus ja praktika. Et ei ole nii, et üks kord kuulen ja teen, vaid iga nädal pühendan tunnikese vaimsusele. Kõike head ja palju ingleid. Armastusega teie Terje Möldri ingliteraapiast. Ja muidugi, kui teil on vaja ingleid ja viirukeid, siis tulge meie inglipoodi. Imelisse ingli e-poodi. Okei. Kõike head.